Põlev graniit. Tomateid ei pillugi või? Või ma olen leidlik. Aga kas ka leid laps, seda näitab tulevik. Seda, kas ma olen leid laps, seda näitab tulevik. Jaa. Aga mehine meeskond on jõudnud minu kõrvale. Te laulsite, no üks naine ja hea küll, aga see ei paranda siiski fakti, et te meesterahvad olete ülekaalus. Checking, point. Te laulsite üksindusest, ise täismehed. Kes teist ikka veel üksik on? No mina olen sõjaväes, et seal on ikka, palju mehi tekitavad üksindust, et ei ole nagu naisi ja eks seal ikka vahel on nagu raske. Aga ei, tegelikult see oli nali ja et tegelikult see lugu on natukene hoopis teistsuguse suuna kirjutatud. Midagi tõsisemast, aga samas on hea meel, et see on väga aus ja väga siiras. Selge pilt. Kuidas te üleüldse saate tegutseda, kuidas te kontserte saate anda, kui Kristjan sõjaväes on? Seal on selline tore asi, et peale sellist sõduri baaskursust on juba ajateenijatel võimalus rohkem linnaloal käia ja väga palju saab nädalavahetustel käia linnaloal. Ja nüüd ma saangi teha taaskord jälle bändiga nädalavahetusel kontserte, sest et mul on nädalavahetus linnaload. Suurepärane, aitäh teile. Järgmine lugu, aga mis on ennast juba valmis pannud, on võistluslaul number 6. Laulu nimi 365 päeva, selle esitab Birgit Õigemeel. Laulu on kirjutanud igihaljas loominguline tiim Pearu Paulus, Ilmar Laiser, Alar Kotkas ja Jaana Hallas. See laul võtab üsna läbi. Ta nagu läheb ja siis kui ta lõpuks läheb, siis ma võin lausa tasakaalu kaotada. Hea kauni häälega tütarlaps, võimsa häälega. Meditsiinilises kirjanduses kohtame viiteid sünteetilistele häälepaetele. Ta on sooritaja. Kui teised lauljad lähevad pabistades kehvemaks, siis Birgit läheb paremaks. No nad näiteks on öelnud sellise lause, et kus ma 2 aastat või 3 aastat tagasi olin. Ma ei ole olnud eriti nende suur fänn. Ta on tegelikult väga lahedalt otsekohene, aga ma teen nagunii seda, mis on mulle loomulik, mitte seda, mida nemad ütlevad. Ega ma ei tule alla. Tal on ikka oma arvamus kõige kohta. Jah, nad vaidlevad ka omavahel, nad minuga eriti ei vaidle. Ma ei tule alla. Ei tule. Te võite matta mind koos majaga. Ma arvan, et tal on õigus ka. Me kohe teadsime, milline see laul peaks tulema. Nagu meie klassijuhataja ütleb, töötab inimese pea ju hädaohtlikus olukorras väga ägedasti. Vähemalt mina olen aru saanud, et seda ei olnud väga lihtne teha. Kui ta näiteks ütleb, et tal mingid sõnad ei meeldi või et tal ei meeldi sellest laulda, siis ma ikka pean sellega arvestama. Et minu arust on väga ruttu seda ei teinud. Helilooja meenutuste põhjal võttis muusika kirjutamine aega ligikaudu 2 aastat. Aga me võtsimegi vaadates neid superstari saateid, et mis nagu võib-olla inimestele seal kõige rohkem peale läks ja siis üritasime kuidagi selle järgi vaadata, et milline see lugu võiks olla. To be around, clear as day. You're probably changing your ways. I'm waiting here all alone, all the way for 365 days. Don't wanna fight, you promise you'll be by my side. Lonely days and just confusion on the other side.
365 days. Oota, see oli midagi. Eero Paulus, miks teie laule viimase 10, 15, 20 aasta jooksul eurolaule mõtlen ainult noored kaunivälimusega tütarlapsed esitavad? No, mida vanemaks me ise saame selleks, et nagu powerit säilitada. Ja seal on õigus, ma tean, millest ta räägib. Ise ka nagu andekama peale läheme võtma noored väga andekad ja talendikad artistid. Te käitute küll väga julmalt nendega. Mis möödunud aasta euroartistist Lindast on saanud? Ma ei ole teda mõnda aega umbes aasta näinud. Ma arvan, et ta õpib koolis ja saab häid hindeid ja proovib heaks tüdrukuks saada. No kui hea tüdruk Birgit oli, kui sa tahab nüüd laulu põhjale hindad, mida sa siit kõrvaklikis jälgisid ise? Väga hea, mul käis jutt üle seila, ausalt öeldes. 4. stuudios käib siis ettevalmistus järgmise loo esitamiseks ja Birgit on siia stuudiosse ka jõudnud. Ines, ole hea. No, ma olen kindel, et laulu autorid on väga rahul sinu esitusega. Mida sa ise oskad öelda äsja lavalt tulnud, et mis oli okei, mis võibolla mitte? No kõik oli enam vähem, ütleme nii. Aga ma alati ütlen, et saab alati paremini. See on õige suhtumine, ma arvan. Kas te olete siin omavahel sõbraks ka saanud kellegagi, et olete sõprunud, tutvunud teiste võistlejatega? Jah, natukene ikka olen siin uusi tuttavaid juurde saanud, ma arvan. Suurepärane, aitäh sulle! Aitäh! Järgmine võistluslaul, kes on ennast juba valmis pannud, on It's Never Too Late. Selle on kirjutanud Imre Sooäär ja Riina Kindlam ja lavale tulevad Luisa Värk ja ansambel Traffic. Imre on alati Eesti eest väljas. Yes. See on ikkagi võimalus oma maad ja rahvast esindada. Elagu Eesti Vabariik, ütle! See on ikkagi suur asi, kui väikest riiki esindama minna. Ütle nüüd, Konstantin Päts, ütle Laidoni Raubuni. Kuidas sa aru ei saa? Kui ma olin paar aastat tagasi Austraalias ja tuttusime inimestega, kui nad kuulsid, et me oleme Eestist, siis ütlesid, et Eurovisioonimaa Austraalias. Ka väiksel Eestimaal on võimalik kirjutada midagi sellist, millega terve maailm vallutada. Aga ükskord algab aega! Näiteks, kui ma ühel päeval kuulsin, et tüdrukud tänaval laulsid Coca-Cola reklaamlaulu, mille ma Maarjale kirjutasin ühe telereklaami jaoks. Ja kui sa kuuled, et väiksed tüdrukud seda tänaval laulavad peast, siis tuleb tunne, et mingi laul on hakanud oma enda elu elama. See on äärmiselt terav venevastane laul tegelikult. Mina olen väike tegija, ma ei ole veel mingi helilooja omast arust. Mida sa räägid? Sa oled suurepärases vormis. Kirjutan veidi koorimuusikat ja klassikalist muusikat ja ka reklaamidele, reklaamfilmidele laule ja taustamuusikat filmidele. Ühte muusikali kirjutan praegu. Need, Taivo näru suurepärane. Ja. Puhas adrenaliin. That is come and gone. And like you, I know we'll be together, but somehow it feels so long, far away.